Olen midagi masendavamat, kui minna lootusrikkad viljapuud vaatama ja avastada, et lehed on täiesti lehetäisid täis, sipelgad ronivad mööda tüve üles ning uued võrsed on täielikult kahjustatud. Ja kõige hullem polegi see kahjur, vaid hoopis mõte, mida ma nüüd sellele teinud olen. Kui sinuga on nii juhtunud, siis jää kuulama, sest täna õpetan sulle ühe tõeliselt toimiva loodusliku vahendi. Pealegi, see pole teooria ega midagi internetist leitud. See on segu, mis pärineb maainimestelt, kellel on üle 60 aasta kogemust, inimestelt, kes on terve elu maa harinud ja kasutavad endiselt seda, mis päriselt toimib. Ja lisaks on see ülimalt kihtne. Kõigepealt võtame peotäie nõgeseid, just neid, mis parasjagu käepärast on. Hakkime selle väikesteks tükkideks ilma üle mõtlemata, lihtsalt nii palju, et kõik kasulikud omadused hästi välja tureksid. Seejärel võtame 1 või 2 aloe lehte, olenevad nende suurusest. Lõikame need samuti väikesteks tükkideks, mitte liiga suurteks, et ale on hästi vabaneks. See on üks selle seguvõtme komponente. Kui nõges ja aloe on valmis, paneme need kõik ämbrisse või suurde kausi ja lisame 10 liitrit vett. Kui vesi on ilma kloorita, on veel parem, sest nii on segu tõhusam. Nüüd polegi vaja midagi muud teha, ei pea keetma ega päivi kääritama. Lihtsalt laseme sellel umbes 12 tundi seista. Selle aja mööduses näed, et vedeliku värv muutub. Sageli muutub see vedelik punakaks. See on hea märk. Just siis hakkavad nõges ja aloe oma tööd tegema. Pärast neid 12 tundi kurname vedeliku korralikult läbi ja eemaldame kõik taimejäägid. See, mis meil nüüd on kontsentraat. Ja siin tuleb üks asi väga selgelt ära öelda. Seda ei tohi kasutada lahjendamata kujul. Enne kasutamist tuleb seda alati lahjendada. Suhe on väga lihtne. 1 osa kontsentraati 10 osa vee kohta. See tähendab, et kui kasutame näiteks 1 liitri seda kontsentraati, segame selle 10 liitri veega ja see ongi õige segu, mida viljapuudele peale kanda. Nii toimib see tõhusalt, ei kahjusta taime ja saavutame parima tulemuse. Peale kandmise aeg on oluline. Ideaalne on seda teha varahommikul või hilisel õhtul, kui päike enam ei paista tugevalt. Vihustame korralikult lehti ja oksi, pöörates erilist tähelepanu lehtede alumisele poolele, sest just sinna kipuvad peituma lehetäid, röövikud ja teised putukad. Seda segu saab kasutada 2 viisil. Ennetava vahendina kasutan seda iga 7–10 päeva tagant ja nii hoian viljapuud tugevad ja kaitstud. Ja kui kahjurid on juba kohal, kasutan seda samuti, kuid iga 5 päeva tagant, kuni probleem kaob. Üks selle segu suurtest eelistest on see, et see ei toimi ainult loodusliku putukamürgina. Lisaks parandab see taime immuunsust. Taim muutub tugevamaks, stress saab vähem ja muutub palju vastupidavamaks. Seetõttu toimib see nii hästi viljapuudel, aga ka ilutaimedel ja üldiselt köögiviljaaias. Asi pole ainult putukate hävitamises, vaid taime aitamises end ise kaitsta, nagu on alati tehtud. Just seda olen mina juba aastaid kasutanud. Ja kui sa tahad mind aidata, nii nagu mina sind selle saladuse jagamisega aitan, siis pane mulle like, jaga seda võimalusel ja telli kanal, sest nii hoiame kogu selle teadmise alles ja see on meil alati käepärast, kui seda vajame. Suur aitäh, et videot vaatasid ja kohtume juba järgmises videos.